kompuuter. Tere tulemast kuulama Emad räägivad uut episoodi ja teate, mul on täna niivõrd tore külaline. Merlet tunnevad inimesed tõenäoliselt kui homoöpaati ja on osad tema poole juba ka pöördunud. Aga minu jaoks on oluline vaadata Merlet kui ema, sest igal emal on üks mingi niisugune hästi tore lugu tegelikult, mida rääkida, niisugune vau, mida jagada. Ja esimene küsimus, millest me tegelikult alustame kogu aeg on Merle räägib natuke endast ja siis ta ütleb, mida ta oleks tahtnud teada enne, kui ta sai emaks. Tere, nii tore, et sa mind rääkima kutsusid. No homöopaatia on olnud niisugune minu elu salarelv. Sinu elus on ka ju mingi sinu konkreetne salarelv, et meil kõigil tuleb see mingi oma teema, millega siis ennast hästi aidata. Aga see on üks vahend. Aga need taipamised, mis sul tulevad, need tavaliselt tulevad kuidagi väga spontaanselt tegelikkuses. Elu nagu ise kuidagi sunnib sind, viskab vahepeal kuhugi nurka ja siis sa pead hakkama laiemalt seda vaatama, vastu võtma mingisuguseid teistsuguseid lahendusi ja siis hakkad lõpuks aru saama, et mismoodi mingi süsteem üldse töötada võiks. Et homöopaatia on olnud minu hea sõber sellel teekonnal, aidanud tervendada minu närvisüsteemi. Mul on natukene niisugune kurb taust. Mu ema oli väga vägivaldne. Ma olen mitu korda lapsena olnud surmasuus. Täna ma saan sellest täiesti vabalt rääkida. Kuskil, ma arvan, tänaseks nüüd 7-8 aastat tagasi ma oleksin juba niimoodi pisardanud ja kõõksunud ja ma poleks suutnud seda rääkida, ehk siis see tervenemistee on olnud juba päris niisugune mõnus. Merle, ma praegu hakkasin mõtlema, et me teeme sinuga ühe saate veel, me teeme äkki lapsepõlvetraumadest ühe saate. See on ka midagi, mis tegelikult ju puudutab emadust ju nii otse näkku, otse makku, on ju. Ja ma olen 81 väljalase. Väga paljudes peredes oli ju tegelikkuses kahjuks täiesti normaalne niisugune vägivald. Et ma arvan, et see müüt peab kindlasti kukutama, et ma hea meelega räägin sellest ja just, et inimesed näeksid ka seda, et ma täna enam nagu ei süüdista oma ema, et kuhu see tervenemise tee võiks nagu minna, et kindlasti ma pole täitsa terve, ma ei loo kunagi illusioone ei endale ega teistele, kellega mina tegelen. Aga et ma olen tunduvalt paremas kohas ja ma saan tõesti sellest vabast rääkida ja see ei mõjuta nii tohutu palju iga mu otsust, sest siuksed asjad mõjutavad iga meie otsust tegelikkuses täiskasvanuna. Me ei kasva välja sellest, nagu müüdid on. Me hakkame iga oma, kas või missuguse abikaasa sa valid, kuidas sa oma last kasvatad, kõik need asjad on sellest mõjutatud tegelikkuses, mis strateegiad nagu sealt tekivad. Ja, aga Merle, mis on see, mida sa oleksid tahtnud teada enne emaks saamist? See oli ja see tuli mul üsna kohe, kui sa selle küsimuse ette mainid, et see oli ikkagi see paarisuhte teema. Ehk siis, kuidas hoida seda head paarisuhet, sest enne lapsi me olime oma abikaasaga nagu sukk ja saabas kogu aeg. Ja me lõpetasime üksteise lauseid, see oli nagu niisugune ühtne hingamine. Ja siis tuli meie esimene beebi ja beebidega ei tule kaasa mitte mingisugust mingit raamatut, kui ma stjuardessiks, ma olen 10 aastat stjuardess olnud, mis oli ka hullult äge periood minu elus, aga seal olid manuaalid paksud, mis sul pidid täiesti peas olema, mis ütlesid sul 90% ajast, kuidas ja mismoodi lahendad ja siis tuleb see beebi ja keegi manuaali kaasa ei anna. Ja need manuaalid, kui sa oled olnud vägivallaga üles kasvatatud, need manuaalid on väga-väga kõverpeegleid täis ja sealt hakkab jama üles viskama. Merle võib ütelda, et sul oli küll manuaal kaasa antud, aga oma lapsepõlvest on ju. Jah, just. Et see vajas natukene tulle viskamist. Täpselt. Ja mis siis selle paarisuhtega juhtus ja mis ma näen, et ei ole tegelikkuses minu kui üksikisiku probleem, vaid oma töös ma ka hästi palju tegelen just nende meeleheitel koduperenaistega, kes täiesti kokku jooksevad. Et ma näen, et seal on probleemid, on nagu ühiskondlikud suhtumised natukene, mis me üle võtame.
ja siis muidugi need meie isiklikud lood, mis panevad siukse mõnusa pitsri sinna veel kohe eriti tugevalt otsa. Ja meie ikkagist jõudsime ka sellisesse kohta, kus ma olin siukene torisev peremaa, läbi põlenud, jube tige. Ma olin vahepeal mõttes, et ma viskan oma diivani välja, diivani, mida ma armastan tohutul kombel, sellepärast et mu mehel oli selle diivaniga liiga hea suhe, et ta pidi kogu aeg seda oma tagumikuga paikal seal hoidma ja ma olin nii tige. Tead, Merle, mida mina tahtsin välja visata või? No. Tarri, sest ta katsus seda niivõrd meelamalt kui mind. Nii et see on täitsa huvitav, nii. Miks ma tahtsin teha Emad räägivad, on just sellepärast, et siuksed lollakad asjad nagu välja tuua, et kes tahab diivani, kes kitarri välja visata. Et kõik, kes kuulavad, võivad kommentaari meile lisada, et mida nemad tahtsid välja visata. Aga see on armukateldusi, on ju? On ja noh, muidugi me oleme üldse siukest telekat armastav perekond ja siis ega ma vahepeal olin meie teleka peale ka armukade, aga noh, meil on siuke kokkulepe, et telekal peab ikka silma peal hoidma ja meie seda armastame, selle peale ma nii tige ei olnud. Ja see lahendus või see, kuidas ma üldse nagu mingi tõuke sain vaadata asju sügavamalt, oli mingisuguse perekooli loeng, kuhu ma siis niimoodi, elu juhatab, eks ole, kogemata, tegelikkuses ei ole üldse midagi kogemata siin. Ja tuli seal küsimus, et kes on kõige olulisem, et mis on see hierarhiline nagu süsteem sinu peas? Ja minu esimene vastus oli, mis? Minu beebi! Mu beebi oli selleks ajaks 7-kuune, ma olin täiesti kokku jooksnud ja minu vastus oli minu beebi. Ja siis, kui nad teatasid, et tegelikkuses peaks olema mina, minu mees ehk siis paarisuhe ja siis kasvavad loomulikult seal terved ja rõõmsad lapsed, siis ma jooksin täiesti kokku, sest ma ei saanud sellest lausest üldse arugi. Ja mina näen, et see, et ma olin vägivallaga üles kasvatatud, ehk siis minu see väike laps oli nii haiget saanud, siis esiteks me oleme hästi-hästi egoistlikud. Me tegelikult üritame kõike kompenseerida oma sellele katkisele lapsele ja tema ei võtnud üldse vastu, et mis mõttes ma pean nüüd iseenda eest nagu täiskasvanuna hoolt kandma, oma mehe vaatama tema poole ja siis selle beebi nagu hülgama. Mulle tähendas sellel hetkel see lause, et mulle öeldakse, et ma pean oma beebi hülgama. Ja minu isa ei olnud väga figureerinud mu elus, mida ka nagu natukene hülgamise traumana, eks ole, lugeda. Ema... Teate, kui te oleksite mu ema kohanud, ta oli nii imeline naine tegelikult, ta oli nii armas, ta lihtsalt oli ka nii suurte stressoritega, mis on meie pere nagu naiste probleem, nagu tuleb põlvest põlve, lihtsalt nii pahuksis. Aga fakt on see, et ta peksis mind, fakt on see, et ma sain need traumad sealt ja selle põhjal, miks ma ütlesin, et me kõik mõjutab meie igapäevast otsust, oligi see, et ma olin nii klammerdunud sellesse, et iga hingetõmme minu beebile peab olema kompenseeritud iga minu valu saamise hetk põhimõtteliselt. Tead, Merle, ma korraks teen siia stoppi, et see on tegelikult hästi huvitav, et mina samamoodi ju keskendusin ainult lastele ja kui ma hakkasin nagu enda käest küsima, võtame keha teema näiteks, kaalu teema, siis ma hakkasin nagu vaatama raha teema, kaalu teema, vahet ei ole, mul oli nagu kogu aeg siuke tunne, et mul ei olegi õigust üldse neid asju endale küsida. Kõigi küsib, et aga mida sa sünnipäevaks tahad saada, siis emad tavaliselt on nagu, ma ei teagi, et sa oleksid õnnelik või et no tehke 1000 korda või. Ja siis ma avastasin, ma olin nagu ka täiesti miinustasemel, nagu isegi vihmaussidest allpool on ju, et polnudki siukest alget sees, et nagu iseennast üldse märgata, ärgata. Ja siis ma tabasin ka selle hetke ära, et ma elan nagu läbipaistev ollus, siukene nagu olematu olend teiste jaoks. Et ma loodan, et need emad, kes nüüd kõik seda kuulevad, on ju, et nad siis vaatavad Merlet ja mind, et sellest on võimalik tegelikult välja tulla. Ja siis ma esitasin näiteks küsimused, aga miks ma seda liigutust enda heaks ei tee, kui ma tean, et see on mulle hea? Ja miks ma ei tee? Sest mul polnud isegi seda, vaata seda, kui viha on jõud ja rõõm on jõud ja mul polnud mingit jõudu seal. Mul oli nagu, okei, cool. Me teeme suka veel lapsepõlve traumadest eraldi saate. Aga seda on hea kuulda, vaata, et sellest saab tulla välja, on ju. Aga jah, et
üks asi on, me saame mingi teadmise ja siis, kuna meil nagu päriselt nagu see kohale jõuab, seal oli minul alguses ikka päris suur kraater oli sees, see oli ikka paar aastat tegelikkuses. Ja kui ma olin järjekordselt kõike ainult üksinda kodus krabanud ja teinud ja nii vihane, sest see mees istub seal diivani peal ja minu abikaasa oli täiesti hämmingus, et kui ma tema peale lõpuks prahvatasin ja olin pahane, et milles probleem on, et kõik on nagu hästi. Ja siis ma jälle küürisin seal köögis midagi torisedes, miks mulle appi ei tulda ja midagi piuksusin ka, et tule appi ja siis äkki ma kuulsin oma sisekõnet. Päriselt. Kui te ei ole seda kunagi kuulnud, siis ole natuke aega vaikuses ja väida endale midagi, mida sa kindlasti tead, et on absoluutne vale ja hakka kuulama, mis su sisekõne vastu hakkab vaidlema sealt. No ja mis sealt sisekõnest siis tuli? Oi Merle, mehele ei anta selliseid ülesandeid, mees läheb minema, mees jätab su maha, mees ei tee üldse köögis midagi ja sealt tuli ja ma vist jäin, kangestusin sellel hetkel ja ma jäin seda kõike kuulama. Mõtlesin, et täitsa lõpp, ma üldse ei imesta, et mu mees ei tule kööki, sest ma olen aru saanud, mehed annavad alati suure armastusega täpselt seda, mis on meie alateadvuses, see sisekõne. Et see on see, mille pealt tegelikkuses kogu meie elu töötab. Jah, hiljem ma sain selle konkreetse nagu alateadusliku alusel päris nagu faktilise teadmise, et 98% ongi see meie automaatne, see alateadvus. Aga sellel hetkel see teadmine äkki muutis absoluutselt kogu mu elu, et ma hakkasin kuulama, mis ma tegelikkuses mõtlen. Ja noh, ükstapuha, mis sa elus võtad, mis sa tahad muuta, mis sulle ei meeldi, kõik on see koht, kus sa pead hakkama kuulama, mida see kõne sealt kädistab. Ja see võib olla hoopis vastupidine sellele, mida sa ise arvad, et sa tahad sellel hetkel. Aga vaata, Merle, kui ma küsin inimeste käest, kas sina oled mõte või sul on mõte, siis väga paljud inimesed ei tee mõtte ja iseenda vahel üldse mingit vahet sisse. Ja mina ka ei ole teinud ja osad mõtted ongi, eriti mina mõtted on, et pagana siuksed, oi, mina olengi see mõte ja inimene ei suuda nagu luua seda vahet sinna mõtetesse, aga on hetke, nagu sina rääkisid, et sa just nagu ärkad sellest mõttelummusest ja sa avastad, et ta on nagu raadio, muudkui paneb bla, bla, bla. Siis mina täna nimetan, kui mina õpetan täna inimestele siis mõtetega, sihukeste automaatsete mõtete vabastamist, siis ma nimetan mõtteid teenusepakkujateks, mitte midagi rohkemat ega vähemat, on pitsapoisid. Ja see, kui palju sa seda pitsat sisse sööd, on juba sinu valik, on ju. Et see automatism, need pitsapoisid ja see on nii huvitav, et me mitte kunagi poest ei ostaks halvaks läinud asja, on ju. Ja. Oma mõtetes seda mäda nagu sööme nagu konstantselt kogu aeg. Ja kui ma hakkasin uurima, siis mida teadus ütleb, et kust laps siis saab nagu oma mõtted, siis väga huvitav on see, et 0-7 eluaastane on laps täis hüpnoosis. Kõik, kuidas temaga räägitakse, saabki tema mina mõteteks. Ehk kui me täna vaatame siis oma mina mõtteid, siis me võime avastada, et nii meiega tegelikult ju räägitigi, on ju. Ma olen nii halb, sa oled nii halb. Ma olen nii paks, sa oled nii paks, on ju. Et see on nagu, võib-olla natuke aitab see kuulajal võtta seda isiklikkust siin natukene vähemaks. Ja teine asi, mis ma olen avastanud, see, kui inimesed avastavad need mõtted, Merle, siis see tundub nii hirmus nende jaoks. Aga mina ütlen, see ei ole hirmus, vaata, pitsapoiss tuli, ongi kõik. Mitte midagi hirmsat ei ole. Täis hüpnoosist tellitud pitsad. Et natuke kergust siia luua. Ja noh, täna ma ka tean, et täna mina juhin ikkagi suures osas, mitte alati, aga suures osas neid mõtteid, mitte need mõtted ei juhi meid, sest tegelikkuses nii see peakski olema. Aga noh, meil ei ole, kuna meie vanematel ei osanud keegi seda sellisel viisil õpetada, veel vähem meie vanavanematele, et seal ei ole nagu vaja otsida süüd. Ja me ei saa nende peale pahased olla, neil polnud internetti, neil polnud mitte midagi, neil oli nii kinnine ühiskond, aga vaat tänased inimesed ei saa enam sama vabanduse taha pugeda. Ei saa. Ja muidugi, mis ma ka ütlen, hästi sageli minnakse jõuga sellele, et kohe pead oma vanematele andestama. Mina ütlen, kusjuures sellele ei. Mina ka. Kui sa tervened vaikselt, kui ma tervenen järjest, võtan ühe portsu kaupa, sest elu annab sulle täpselt selle portsu, mis sa sellel hetkel oled valmis ära lahendama ja nägema.
kui sa selle ära lahendad ja hakkab aina rohkem kergust ja suuremad kivid tulevad eest ära, tead, see andestamine või see mõistmine tuleb täiesti automaatselt niimoodi iseenesest ja päriselt südamest, sest kõik see energia, mis sa paned seal, ma pean oma ema armastama ja andeks talle andma, no see tegelikult viib sind iseendast kaugele, sest et selle peale ma olen nagu mõelnud see, et ütled oma väiksele lapsele, kuule, ole vait, et sa ei saanud tegelikult haiget, anna andeks nüüd, aga tegelikult tema vajab seda tervendamist ja siis ta annab andeks ka täiesti loomulikult. Et õigest otsast nagu asju kindlasti lahendada. Ja mida rohkem ja rohkem ma neid erinevaid nurki olen lahendanud, seda sügavamalt ma saan ikkagi sellest lausest ka aru, et mina peaksin see number 1 olema. Ma saan iga aasta mingi uue sügavuse jälle teada, kus ma vastu ei võta, sest probleem ongi selles, et me ei võta ju vastu, mitte et meile ei antaks. Issand jumal, mu kallis abikaasa kannab mind kätel, aga ma ise ju ei lubanud, ma ei võtnud mitte midagi vastu. Minu sees ainult karjus see, mina teen kõike ise, mees ei tohi mitte kuhugi midagi näppu puutuda. Ma ei lubanud tal sisuliselt olla isa, mis ma sain nüüd hiljuti ka teada, et see oli minu ja minu isa omavaheline muster. Kuule, see on enamuse emadel, Merle, niimoodi, et oi, sina ära puutu, mina oskan paremini. Siis on hea helistada. Minu mees on tõeline siga, tema ei aita mind lastega, aga mul oli nagu kogu aeg siuke tunne, ta ei oska, saate aru, ta ei oska. Ja piisas, kui ta kas või ühe korra eksis, oli mul kinnitus, ta ei oskagi ju. Ja temad ise teevad raskeks oma elu, jah. Ja mis ma hästi kihvtit avastasin, siis kui suuremad traumad olid eest ära, siis sa saad nagu juba nendele tehnikatele pühenduda, kus sa saad nagu päriselt lihtsalt ümber. Vaata, kui sul on trauma, siis sa ennast lihtsalt ümber loogikaga ei räägi, sest kui sul on tõesti need ajulained, kus meil salvestatakse lapsepõlves on siin, see täiskasvanuna toimub siin, siis loogikaga sa seda vahet ära ei räägi. Et see on nagu jõhker kontrolli all hoidmine, aga seal ei lahene otseselt midagi. Aga kõik need siuksed nagu sügavad, minu arust veidikene nagu hüpnootilised teraapiad ja asjad ja homöopaatia, mis lähevad juurpõhjuselt seda aju nagu suppi paremaks keetma. Et nendega tuleb see päris kergus sealt sisse ja sisse. Minu selle aasta näiteks siukene huvitav koht tõi nurga välja, kuidas ma oma mehelt vastu ei võta. Ta tegi mulle päris kalli kingituse sünnipäevaks ja siis ta veel tahtis kinni maksta minu sünnipäevapidu. Ja ma nägin, kuidas mulle juba raske oli seda kingitust vastu võtta. Aga see oli see koht, kus ma meelde tuletasin. Merle, see on sinu vastuvõtmise probleem. Et võta lihtsalt vastu, luba see oma ellu. Ja lubasin ka selle sünnipäeva ära nagu lahendada. Ja lubasin ka suvel oma abikaasale endale auto kinkida. See on nagu katastroof minu jaoks, sellepärast et ma ei olnud alguses võimeline isegi arvete raha oma abikaasalt vastu võtma ja oi, kui sigada siis tundus, eks ole. Aga tegelikult ma ei võtnud ise vastu ju. Ja kui need traumad on eest ära, siis kui sa hakkad neid süsteeme vaatama endale ümberringi, siis saad vaadata, okei, kui mina pean oma mees saamatuks ja kogu aeg minu mõte ongi sellele, et mu mees on saamatu, siis tema peabki mulle seda etendama. Aga kui ma selle mõtte ümber pööran. Lihtsalt tegelikult me ei näe seda teist osa, aga tead, ma räägin sulle vahva loo oma sünnipäeva kingituse ja abikaasa mitte vastuvõtmisega või. Ükskõik, mis ta mulle kinkis, ma tegin kohe nii. Nii nõme ja halb ja mossitasin, ma reaalselt mossitasin ja siis ühel aastal ta kinkis mulle telliskivi. Ja siis ma juba tahtsin mossitada, aga esimest korda elus oli mul päris põhjus mossitada. Ja siis oli äge, kuidas see automatism tuli niiviisi. Ja siis ma vaatasin, issand, ja siis ma sain aru, et mul on automatism, aga kõige ägedam oli see, et kui ma kivi ümber keerasin, olid seal Kreeka piletid. Aga ta tõmbas mind niiviisi aneks. Ta ütles, vahet ei ole, mis ma sulle kingin, ma võin sulle telliskivi ka kinkida, siis oli pakis telliskivi. Meestel ei ole meiega lihtne, on ju? Ei ole, muidugi. Ja siis mul on vahel nii kahju kuulata, kui me naised, eks ole, et kui sa vaatad seda naiste mingit vädinat, siis on, et kui kodus on midagi pahasti, siis kui naisel on midagi pahasti, siis mees on süüdi. Kui mees ütleb, et ta ei ole millegagi rahul, siis ikka on ka mees süüdi. Et tegelikult see on päris paras diskrimineerimine. Aga mina avastasin seda näiteks, sõitsime ja ilusal talvisel päeval mööda Mustamäe ringi, tegime väikse pausi ja siis ma näen jänest seal
jänest Mustamäel, nii äge. ja sellega oleks võinud siis asi piirduda, aga ei, siis ma panin tähele, et minu sisekõne läheb, issand, kuidas see jänes nüüd hakkama saab siin, kuidas ta süüa saab, nii suur hull mure ja selle jänese ohvri rolli panek. Ja siis ma mõtlesin, kuule Merle, see jänes on siin mitu miljonit põlvkonda juba üles kasvatanud, ta on jumasta rahul siin, sellepärast ta siin ongi ju. Ja siis ma vaatasin äkki oma abikaasa poole, mõtlesin, issand jumal, ma ju samamoodi mõtlen, issand, mu kallis abikaasa ei saa hakkama ja siuksed sildid olid seal küljes, mis noh, jälle sain aru, et see pärineb tegelikult minu ema nagu sest mingisugusest mõttemaailmast. Ja ma korjasin selle kõik sealt tagasi ja lõin uue loo. Ma lõin sellise loo, et tegelikkuses ka mul on Saaremaa mees, tugev, võimas mees, kes on igasuguseid asju, noh, Tallinnas ta teeb enamus meestele siin ümberringi, et silmad ette, sest oskab nii vägevalt asju teha ja mina pean teda mingiks ohvriks, et mis mul viga on. Ja teate, ja no sealt hakkas see lugu, kus mu mehel hakkas minema nagu tööalaselt hästi, kus tulid mulle kallid kingitused, seepärast et kõik nagu läks lahti sealt. Ainuke asi oli see naine, et palun võta vastu. Oi Merle, mul praegu see nii puudutas mind, mis sa ütlesid, see oma mehe mökoks pidamine. Ma ei tea, see on täitsa ulme, aga noh, ma vaatan tagantjärgi vanaema ja ema ja tegelikult nad elasidki raskete meestega koos, on ju. Ja kuidagi mina vaatasin ka oma meest nagu saamatut, ma võtsin kõik raamatupidamise enda kanda, on ju. Ma vähendasin teda enda sees, enda sõnadega. Kogu aeg oli siuke etteheite, väike pilk kuskil ja siis imestab, miks ta ei tõuse, on ju. Miks ta ei lenda, on ju. Aga ma nagu ei saanud ise arugi, mida ma teen tegelikult. See on nagu ulme lihtsalt, ma ei tea. See on nii hämmastav, ma tahaks kõiki kuulajad praegu vaadata silma sisse ja ütelda, vaadake see osa üle, kuidas meie naistena võime tõmmata oma mehed nii maha, nii ebakindlaks. See on lihtsalt ulme. Ja see on kurb. Aga sellest hetkest tookord köögis algas minu tee selle arusaamisega. Ükstapuha, mis on minu elus, on päriselt minu sinna millegiga küsitud. Millegiga ma küsin selle olukorra. Sellest hetkest kadusid ära meil tülid, sellepärast mida sa tülitsed mehega, kui tema toob mulle nina alla lihtsalt mingisuguse minu asja, mis on minu lugu, on jälle kuskil rikkis. Ta toob ainult selle rikkis loo nagu nähtavale sealt. Ja nüüd mul on siukene kohe, mul läheb kehahoiaks siukseks natuke kavalaks, nagu prillid tuleksid ette, siuke nagu pilk läheb, siuke, ma ütlen, detektiivi pilt tuleb ette. Ahah, see olukord mulle praegu üldse ei meeldi. Tahaks praegu oma mehel seda pead vist otsast ära ammustada, kui ma siin kõik oma emotsioonid valla laseksin. Aga kus ma seda tunnet veel tundnud olen? Ja no eranditult sõidab see mälu ja see, meil on kõik olemas siin, keha talletab ju läbi veemälu absoluutselt iga sekundi ja hingetõmbes. Ära räägi mulle veest, kurat, ära räägi. Oi. Ära räägi mulle veemälust. No ei saa teha, vaata, homöopaatia veemälu on minu armastus, aga jah, et see on see koht, kus praegu on tundlik koht, eks ju. Ei, see tegin väikse huumori, lihtsalt tuleb naerda oma veesõja sisse. Ei, see on äge see, kuidas sa kirjeldad seda ja kuidas sul täna siis mehega lood on? Ei no, meil on juba aastaid, meil oli see mingi hetk, kus oli väga siuke, kus see murdepunkt pidi olema, kus ma pidin ära kuulama selle ja peale selle, kui ma alguses mõtlesin, et oma mehesse on nii äge aastaid iga päev armunud olla, siis kui ma sellest jälle välja tulin, siis see oli veel ägedam. Aga noh, ma näen, et paljud naised juba selle peale hakkavad, oodata, aga miks nüüd mina peaksin hakkama vaatama seda, eks ju, tema ju ka, eks ole. Aga sinu elu, kuidas sina seda näed ja tunnetad, on puhtalt sinu isiklik looming. Sa ise lood kõik need oma nende lugudega, lood selle olukorra. Sa tahad seda kuidagi. Muudad loo. Noh, ma räägin. Muutsin selle loo ära, et mu mees ei olegi mingisugune tossike. Hakkas tulema igasuguseid toredaid asju, eks. Päris äge on see, et nende muutmiste juures, vaata, mina olen teadlane, ma olen tegelikult keemiamagister ja mul ei nagu muuda ära ja kõik see, mulle meeldib, et see on tehnika taganud kohe, et täpsusega saab näidata, kuidas seda muuta. Et see on nagu kihvte.
no mina olen sihuke natukene loovam, ma olen veel tohutu õpimasin, see on nagu jõhker, kui sama ma siin. võtan mingisuguse loengusarja 21 päeva, siis mul on 7. ära tehtud, eks ju. ja mitte lihtsalt ära kuulatud, vaid korralikult läbi töötatud. kõik mingid rännakud, mis mul on vaja sinna teha, kõik on ära tehtud, kõik on välja nutetud, mis on vaja ja nagu jõhkralt teen selle töö ära ja ma armastan seda. sest üks asi selle asja juures, et ma ütlen inglise keeles, mulle meeldib, ma õpin nii palju inglise keeles. It's always something about me, ehk siis iga olukord on alati midagi minu kohta. miks ma võtan selle vastutuse ja tahan selle vastu võtta rahulikult, aga tead, siis on võimalik kõike muuta. mis tehnikaga keegi sinna jõuab? ma olen näinud seda olukorda, kus lahendatakse näiteks konstellatsiooniga väga hästi, mis on ka väga populaarne, eks ole, meil täna. ja siis ma näen inimest, kes ütleb, ma olen käinud mitmes ja mul ei saa mitte midagi, eks ole, aru. siis ma näen, et okei, tema närvisüsteem on juba nii pingul ja et tema ei võta üldse infot vastugi. siin ma saan näiteks homöopaatiaga väga hästi tulla appi, sellepärast, et homöopaatia läheb olenemata põhjustest, sa ei pea nokkima, uurima seal ja minema nendesse valudesse. sa vaatad selle mustri, sa vaatad selle aine, sa aitad selle inimese jälle tugevasse oma keskmisse tagasi ja siis ta läheb lendama ja siis ta julgeb ka vaadata otsa oma nendele asjadele ja ta ei põgene sellest ära. Merle, vaata, sina kannad ka vaata siis seda homöopaatia osa, mina siis õpetan inimestele sisemaailma, aga tead, mis mina olen aru saanud või? Inimene peab kasutama seda, mis teda aitab. Pole olemas õiget ega valet, aga ma näen nii tihti, kuidas keskendutakse, ainult see on õige, ainult see on õige, ainult sellega saab. Tegelikult elu kannab sulle ette ühel hetkel ühe spetsialisti, teisel hetkel teise spetsialisti ja see ongi see vastuvõtmise koht on ju. Ma olen ise hästi kitsarinnaline inimene, ma pean tunnistama. Läinud ainult hästi kitsast rada on ju, kuni ma leidsin heliteraapia ja kõik siuksed asjad enda jaoks on ju. Ja tegelikult on, inimene peab kasutama seda, mis teda aitab ja seda, millest ta aru saab. Vot see on minu jaoks hästi oluline märksõna, et kui ma ikka aru ei saa, miks ma mingi pealuu endale pean siia juustesse toppima näiteks on ju, aga keegi ütleb, et hullult kasulik on, no siis ei ole vaja ju sellist asja kasutada on ju. Aga see arusaamine ka sellest asjast, et mis ma nagu teen või miks ma seda teen, mitte nagu niisama teen on ju. Noh, et see on hästi oluline. Aga sa rääkisid murdepunktist ja sellest suhete murdepunktist on ju, siis meie jaoks oli see 13. kooselu aastal, kõlab nii hästi 13. aastal on ju. Siis meil oli ka see hetk, kus mina otsustasin, et ma ei taha enam ei armastada ega vihata oma meest, ma tahan saada neutraalseks tema suhtes. Ja siis juhtus siuke asi, mida ma oleks kunagi osanud arvata. Igasuguste emotsioonide ja kontseptsioonide all on ju inimese tegelik omadus on ju, mis ongi puhas armastus. Ja see armastus, mis ma sealt avastasin, seda ei ole enam võimalik isegi sõnadesse panna, sest see ongi sõnatu armastus. Aga kui ma teda, ühesõnaga meil on kõik nii palju muutunud, et kui ma vanasti vajasin hästi palju seda, ütle mulle ja tee mulle ja kallista mind ja bla, 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 siis nüüd piisab, kui ma näen tema riideid nagis rippumus ja ma juba kogen nagu meeletut armastust. Et nüüd ma ei ole enam võtja selles suhtes, vaid ma olen pigem nagu kohalolu selles suhtes ja vaatan, kuidas ma saan panustada suhtesse, kuidas sinul on? Nii kihvt, et mul on täpselt samamoodi, lihtsalt mina leidsin selle sellise nagu mõtte läbi, et kui mul on sildid kogu aeg, siis ma panen ise tingimused ja siis ma ei saa kogeda midagi paremat, kui on olnud minu kõige parem hetk seni, sest ma ei luba paremat ka tulla, sest see oli ju parim hetk ever. No, ja siis need kõige halvemad, et kui me kogu aeg neid silte paneme, siis seda, aga kui ma hakkasin kõiki neid silte ära võtma, täitsa lõpp, missuguseks läks armastus, missuguseks läks veel seks, sa arvad, et sul võiks olla juba ülihästi kõik ja siis sa avastad, vau, mis kõik veel on võimalik. Ja inimesed, aga me jätsime 13. aasta vahele. Ma hakkasin mingi hetk loendama, et jaa, 13. aasta läheb ja siis hakkasin mingi hetk nagu mingi lapse sünnipäeva asja järgi vaatama. Ei, meil on juba 14, et see 13 läks minema nagu, et polekski nagu olnud. Kas sul on ka mäluauk või? Ei tea, no mul oli lihtsalt matemaatiline auk, et numbrites ma väga tugev ei ole. No. Mul tuli täielik mäluauk, minul tuli sünnipäev ja mina ütlesin oma mehele, et jumala äge, ma saan 32. Minu mees naerab, mul on 2 väikse vahega last on ju. Ja see aasta oli nagu hullumeelne ennem seda. Ja siis ta ütles, kullake, sa saad 33.
ja ma lihtsalt istusin ja küsisin, kes varastas ühe mu aasta. Mul oli täielik mällar. aga võib-olla ma olen ise ka ära kustutanud selle raske aasta, et ei ole ju vaja seda kaasas tegelikult kanda üldse. See oli nii vajalik meile mõlemale, sest me peale seda läksime mõlemad nii lendu. Ja minu arust oligi nagu see koht, et see murdepunkti hetk oli see, et et kas sa nagu saad aru kogu elu nagu toimimisest vaikselt või siis sa lähed varjamise teed ja tõmbad täpiks ära sealt sellest olukorrast ja sõtkud sama tainast edasi kogu aeg. Aga jah, et võib-olla ma ka kustutasin selle aasta ära, sest ma ei tahagi seda, mitte et ma kardaks seda, ma olen tänulik sellel aastal, aga ega seal ilusaid asju ka ei olnud. Ma tegin oma mehele väga palju traumasid. Ta tunnistas mingi hetkades, kui ma emotsionaalseks läksin, ma ju kukkusin ikkagi naisterahvalikult kisama, ma loodan, et ma ei ole ainuke. Ei ole ainuke, ei ole. ja ta tunnistas, et see on tema jaoks kohati isegi veel trauma, kuigi ma ei ole ammu. Vahel harva ikka pahurdan võib-olla telefoni teel, aga sellist asja ei ole olnud. Aga ta ütles, et ta on tundlik sellele siiamaani, et ma tegelikult tekitasin talle jõhkra trauma. Ja siis on jälle see koht, kus ma näen, kui naised ütlevad, mees teeb seda, on nartsissist ja nii edasi, aga kas me oleme vaadanud ennast peeglist, mida me nendes kriisiolukordades tegelikkuses ise teeme? Ega meil ei ole vähem neid silte juurde sinna panna, ausalt öeldes, et see on see, et tahaks panna see, et sõna vastutus on kuidagi nii raske kõigile. Siuke nagu keeruline asi, eks üldse ühiskonnas, kui me vaatame, eks. Aga tegelikkuses see on kõige parem asi üldse, sest see on see punkt, kus sa saad kõike muuta. Kui sa näed, et sa seal ulbid mingis jamas, siis sa saad tunnistada, et see on jama, ma võtan vastu, mina olen selle supisid keetnud, ma tahan teist suppi, ma hakkan teist suppi keetma ja võtan vastu kõik lahendused, mis mu sellel hetkel tulevad ja usaldan, et elu mind juhatab erinevate mingisuguste tehnikate asjade poole siis. Ta teab, mina ütlen ka, et vastutus on, ma ei tea, kuidas mina olen saanud sellise lummuse, et mulle meeldib vastutada. Võib-olla sellest vaata, et kui sa oled väike laps ja sa oled traumaga kodust pärit ja siis sa näed seda, et kui vähe sa saad seal üldse midagi muuta, on ju, ja tegelikult sa ei saagi lapsena väga mitte midagi muuta ja kui sa üks hetk tabad ära, aga tuleb aeg, kui ma saan kõike muuta, sest see on minu elu ja mina saan seda teha. Ise mõtlen, et äkki see on traumaga laste eripära, et nad on nii altid haarama seda ohja, sest nad on olnud kellegi teise käru peal kogu aeg. Et võib-olla nad nagu on oodanud seda ohja haaramise võimalused, et ma ei tea, mul on nagu siukene tunne tekkinud, et ma iial ei anna enam oma elu ohjasid käest ära, sest ma olen sõitnud teiste inimeste käru peal, kui ma armastan hobuseid, see on hea näide, et selles mõttes mina tahan ohje hoida enda käes ja ma tahan, et kaasreisijad siis, kes minuga on, et nad ei oleks nagu kaasreisijad, vaid ka nendel oleks omad ohjad, võib-olla siis me oleme nagu kõik erinevate kärude peal, aga ühes suunas. Et see ohjade võtmine, see vastutus, seda peaks nagu ümber häälestama täiesti. Oma lapsi ma täna kasvatan niimoodi, et nad teaksid, et vastutus on äge. Ja kui ma ennast kuulasin, sind praegu kuulasin, siis tuli ka sealt üles, mina muidugi kipun vastutama teiste eest ka hästi palju, kuna ema pani mind eest, et see on see ebaterve vastutus. Aga just nagu see arusaamine, see baas nagu arusaamine, kõik minu elus on minu sinna kutsutud ja millega ma seda kutsun. Ja see minu alateadvus, et ma vastutan selle eest, et ma pean teda juhtima. Mitte, et ma ütlen oma mehele, hakkan ette dikteerima, mismoodi, see üldse ei toimi, siis on nagu mingi müür vahel, ta ei kuulegi, ta ei saa arugi, millest sa räägid. Aga kui ma selle alateadvuse müüri puhtaks teen, issand, ta tuli sealt diivani pealt jumalaste kergelt ära. Siiamaani on diivan alles, keegi pole seda ära visanud, kuigi nüüd tahaks juba ära vahetada. Meie kitarr läks katki, aga mina seda ei teinud. Lapsed jooksid sinna vastu. Nii et kitarr kaotas, mina võitsin. Aga nüüd on mul plaanis uus kitarr kinkida. Muidugi, eks ju. Aga sealt ongi nagu see teema, et ma ei muutunud, ma ei räägi teistmoodi. Ma olen mina ise sellisena. Aga see alateadvuse müür, mis ma sinna vahele panin, see kadus ära, sest minu vastutus oligi see ära võtta. Mitte keegi seda teha ei saa. Mitte keegi teine. Nüüd ma toon siia highlighti, ma lubasin Merelt segada, et highlightida.
alateadvuse müür oli minu ära võtta. Vot seda ma tahan nüüd küll rõhutada täielikult, et tõesti, me ei saa mitte midagi muud suhtes rohkemat ja suuremat teha, kui enda alateadvuse müür ära võtta. Keegi ei saa seda ära võtta. Mitte keegi. Maksa, palju sa maksad, sa ei leia spetsialisti, kes sul selle ära võtaks. Just. Seda ma highlightin. Ja aitäh sulle, et sa selle selliselt välja tõid. Ja just, et kui ma lähen kuhugi, kui mina lähen kuhugi teraapiasse, mina kasutan ka täpselt, ma oskan seda käiguvahetust. Kui mul on vaja homopaati, ma lähen homopaadi juurde. Iseennast ei saa aidata väga hästi. Kui mul on vaja midagi muud, ma lähen midagi muud, õpin igasuguseid erinevaid asju, et mul on need teadmised ka hästi-hästi laiad tänu selle, ma armastan täiega seda. Aga ma ei lähe mitte kunagi sellega, et võtke minult see ära. Ma ei lähe mitte kunagi selle mõttega ja kõik inimesed, kes selliselt nagu lähevad kuhugi, siis nad pettuvad esiteks, nad ei saa väga palju abi, raha läheb jube palju tuulde ja tulemust ei tule. Ja teine asi on see, et okei, et ega minul on ka neid olukordi, et lähed proovid ühte mingit tehnikat, tundub sellel hetkel jumalast hea idee nagu proovid ja vaatad, no kurja, ei toimi täitsa. Ja tuleb mingi teine asi nagu pusletükina sinna, teed teise asja ära ja äkki hakkab see eelmine ka toimima, nagu mis sa seal tegid. Et elu ei ole nii must ja valge, et vahel mõnel olukorral on olnud lihtsalt nii mitu nurka ja kui sa mõlemad nurgad nagu pusletükid ära lahendad, siis hakkab nagu see ilusti kõik tööle. Et see kannatlikkus, iseenda suhtes nagu hoolivus ja ka see, et ma ei otsi ideaali ja ma ei mängi ideaali, vaid et ma annan oma parima igas päevas lihtsalt sellisena, nagu ma sellel hetkel oskan. Mõni hommik olen tõesti nagu välja oksendatud pohlamoos, olen õhtuni välja, mõni hommik säran rohkem kui päike ja see on kõik okei. Et ei ole head või halba, vaid see on kõik okei. Tegelikult see ongi müüt, see on nagu siukene müüt õnnest, on ju, et aga mis asi on õnn, on ju. Mulle väga meeldib see lugu, et mis asi on õnn, on ju. Tegelikult õnn on olemasolu. Täna mina olen selle niiviisi sõnastanud, et õnn on olemasolu ja õnn on omada õiget suhtumist asjadesse, mis sinu ellu tulevad. Aga Merle, meil on läinud nüüd mõnusasti pikaks vestlus ja nüüd ma võtan sinuga kokku, räägin, mis on need vaud, mida emadus on sinu ellu toonud. Mina tean, et minule tõi ta teadlikuma ema, minule tõi ta kõik need tehnikad, minule tõi ta heliteraapia ja ma kahtlustan, et ega sina seal ei istu seal homöopaatia otsas ka sugugi ilma lasteta. Jaa, ikka. Ja läbi kannatuste, et see on kurb natukene. Aga nüüd ma täna tean, et ma ei peaks läbi kannatust õppima, vaid ma peaks kohe nagu seda peeninfot juba tagama, aga alguses ma ikka tean, siis see oli ikka õudne, eks ju. Et kannatus on informatsioon. See on lihtsalt kinni jooksnud informatsioon, mis tahab muutmist saada. See on kõige suurem vau-efekt kindlasti. Stopp, ma ütlen jälle stopi, see on nii hea lause. Kannatus on kinni jooksnud informatsioon, see väga kõnetab heliteraapia, täpselt samamoodi seal on, aga see on nii hea. Kannatus on kinni jooksnud informatsioon. Et kui sa nüüd vaatad, vau, äkki kannatus ei olegi siis halb asi, on ju. Lihtsalt tundub nagu nahal valus, mitte midagi. Aga valus on ju ka siis, kui on näpu paneb ukse vahele, on ju, keegi surub ust kinni, see ongi ju kinni jooksnud näpp ukse vahele, on ju. Et tegelikult see on nii hea vaade, aitäh sulle. Aga mul on pigem, tead nüüd vau-efekt on nii, et paneme 3 tundi veel, eks ole. Sest, et kuna ma olen kohalolus ikkagist igas päevas, siis mul neid vau-efekte tuleb, see jooksa neist mööda ei ole nagu alkoholiga ära tuimestatud või midagi, et seal kohal olemas. Mul on pigem siia lõppu soovitus, et ühelt poolt kui sa lähed sellele teele, siis muidugi on hästi oluline leida vahepeal need head teraapiad, millega sa saad need suured kivid aga ära eest. Aga minu jaoks on see, mis ma üritan naistele ka hästi kaasa anda, on väga palju lihtsaid tehnikaid ja sinul on ka igasuguses pagasis lihtsaid tehnikaid, mis sa annad kaasa naistele, millega hästi palju saad ise ära teha, sest tegelikkuses, kui on ikkagist siuke sarnane lugu nagu minul või siis ka sinul, siis ta need asju ikkagi sealt tuleb ja tuleb ülesse. Ja kui sa ei oska kodus midagi teha, sest et iga päev kuhugi hullud summad maksta teraapiasse on ka, sa ei suuda seda ja sealt on ka, miks inimesed nagu alla annavad. Aga leia enda siuke õpetaja,
see ei pea olema mina, see ei pea olema sina, sest jälle sa tunned ära, kes räägib just sinu keelt ja muidu tuleb minu kursustele, siis ma räägin nagu hiina keelt, eks ole, aga leia see oma keelega õpetaja. Tead, ma vaatasin TikTokis oli äge reels, kus ka üks terapeut ütles, et aga kuidas siis tunda ära oma õpetaja, oma terapeut. Sul on temaga hea olla, aga mitte liiga hea. aga mitte liiga hea, sest muidu ei ole ju seda, noh, ma saan aru, mida see tähendab, mitte liiga hea, sest ta aitab sul vaadata otsa asjadele, mis ongi see mitte liiga hea, on ju. Jah, just, et mina ka, eks ma räägin sellest, et vastutus tuleb nagu iseenda sisse, eks ole, siis sa saad muuta, et jah, see on see, et mitte liiga hea pool. Aga minu jaoks, mina tunnen ka seda ära, et mind ei hirmutata. Noh, mis tähendab ka seda, et ma pean ise vastuvõtus olema, sest kui ma ise vastu ei võta, siis mind hirmutab kõik, eks ole. Aga noh, üleüldiselt, et kui ma olen vastuvõtlik, siis ka, et ei hirmutata, vaid antakse tiivad. Mina tunnen alati ära selle järgi oma kursuse, oma loengu, oma õpetaja, kõik sellest, et see annab mulle tiivad. Täpselt, et sa suudad lennata pärast seda, et sa ei ole pikali maas, sa ei ohi, sa ei minesta, sa oled väestatud. Just. Ja julged just, et ei öelda sulle, võtame nüüd kõik ilusti siit ära, ei lähe nagu kinni mätsima, vaid just see, et oleme nagu võimsad naised ja vaatame oma sellele asjale, sest ükstapuha, mis loosse sa oled siia sündinud, siis me oleme tulnud siia selle jõuga, et see ümber pöörata. Meil kõigil on nii palju jõudu, meid lihtsalt ei ole kunagi päästetud, sest meie vanemad lihtsalt ei osanud. Täna on meil võimalus iseennast päästada ja nendest asjadest läbi minna. Ja aina rohkem erinevaid tehnikaid ju tuleb selleks, et meid kõiki lihtsalt aidata. Paned tähele, et mida mina märkan, on see, et emad väga tihti iseenda jaoks ei leiaks seda jõudu, sest nad ongi nii juba nagu nullseisundis hullemad kui vihmaussid, siis emadel on eelis. Me tõuseme oma laste nimel ja me tõuseme nagu fööniksid ja me tõuseme niiviisi, et me purustame siin tead kõike, mida on vaja selleks, et tõusta. Nii et mina leian, et me oleme oma lastele tänu võlgu. Ja ma oma klientidele ja õpilastele ütlen ka sellise lause alati, ma ütlen ka neile otse välja, et nüüd ma esitan teile täiesti manipulatiivse mõtte. Kui sina neid asju ära ei lahenda, siis lähevad edasi sul lastele. Et kui sa iseenda pärast ei leia seda aega, siis laste pärast täitsa absurd, kui palju me oleme võimelised tegema. Just, ja vaata, kui sina oled ära lahendanud, võtame selle enesevihkamise teema näiteks, lahendad ära, siis sa oled selle juba oma lapsele edasi andnud, on ju, siis sa näed, et sa hakkab temast ketrama, on ju, ja siis sa oled nii lõputult heatahtlik, nii lõputult armastav, sa tead, et see pole katastroof, sa tead, et seda on võimalik lahendada ja siis hakkad andma neid õigeid sõnu sinna sisse, sest tegelikult ainus, mida me inimestele anda saame, ongi sõnad. Ainult heli, me saame ikka anda ainult heli ja mida sina selle heliga peale hakkad, see on juba sinu asi. Absoluutselt. No vot, Merle, meil oli siuke hästi tore vestlus, ma vaatan, et tõesti me võime rääkida veel tunde ja kindlasti me võiksime rääkida siis lapsepõlve traumadest ja inimesed võiksid tegelikult kirjutada ka siis kommentaaridesse, et mis teemasid nad täna kuulsid siin ju hästi palju, hästi laia ampluaad, kas on see armukadedus, mida võiks veel puudutada või suhted emaga näiteks on ju. Mida iganes, minu puhul siis suhted isaga veel lisaks on ju, et mida iganes siis kuulaja meie esituses veel sooviks kuulata, siis ta võiks sellest meile ju teada anda, on ju. Rõõmuga. Just, aga aitäh kõikidele kuulajatele ja aitäh Merlele osalemast. Aitäh sulle.